ma istun natuke paremini. Istud natuke paremini. Ja vaata, ma muidu näen. Me niikuinii istume niimoodi nagu rahulikult niimoodi. Niimoodi tulen sul kassu. Tüpsi. Kuidas me alustame nüüd? Meil ei ole, kas me kasutame üldse sama vana introt? Oota, ei, ma tahtsin rebrandingut teha, aga kurat, ma ei ole jõudnud mõelda selle peale. Teeme siis meie vlogi intro või? Teeme hai. Hai. Tere. Ütle 3, 2, 1 ja hai. Kuidas inimesed seda üldse teevad? Nagu video podcasti või? Oota, ma annan kõigepealt. Tule siia. Ops. Tule nüüd. Te reaalselt nagu näete, nagu igal juhul, kui te kuulate meid podcastist, siis te praegust ei saa mitte midagi aru, mis toimub. Aga need, kes on tulnud YouTube'i meid vaatama, siis see on meie ainukene live, mitte live ei ole live podcast isegi, vaid nagu video vormis podcast. Natukene nagu kuidagi paigast ära. No näete, sellepärast me ei teegi video podcast, et see nõuab nagu nii palju effortit, mida meil panna ei ole kusagile. Ma panin isegi tänu püksid jalga. Teksapüksid. Vaadake jah, teksapüksid. Wow. Ma isegi tweetisin eile õhtul nagu. Ja ma tahtsingi tegelikult tuua nagu. Mul tekkis üks mõte, aga ma ei pannud seda meile kirja. Aga üks hea mõte, kuidas siis nagu, mis tähesti pekkis. Ma ei saa ennast kuulata. Üks mõte, kuidas me saaksime nagu jällegi nagu rebrandida, aga nii-öelda nädala kommentaar siis tuua siia. Sa mõtled enda tweete pead selle all silmas või? Nagu enda tweete või meie videote alt või meie piltide alt mingisugune vahva kommentaar, kas positiivne, negatiivne. Täna me ei teagi, kuidas seda võtta nüüd, kas see nüüd positiivne või negatiivne on ju. Selles mõttes, et nagu kas poiss mõtles nagu positiivselt, negatiivselt, mida ta üldsegi mõtles. Äkki ta elaboreerib. Siis nagu mina tweetisin eile, kas keegi mäletab, mis tunne oli teksapükse kanda? Siin on ebamugav, kannan praegu, ja loomulikult on igasuguseid trolle ka muid. Ja siis on üks härrasmees kirjutanud, kus Edeni aias sa elad? Loomulikult mul on hea meel, et ta tegelikult minu poole pöördudes kirjutades sa pani siis S-A, S-i siis suure algustähega. Et on igati nagu haritud, viisakas härrasmees. Tundub küll. Mis on nagu ongi. Et nagu ma tahaks nagu rohkem selle mõistuse sisse näha ja aru saada, mis ta sellega mõtleb, et kui ma Edeni aias elan, kas Edeni aias inimesed nagu, ma saan aru, seal käisid inimesed paljalt ja kus sa sellega jõuda tahad? Ma ei teagi, see ongi minu küsimus, et mis ta mõte oli selle taga, et nagu mina viitan siin oma tweedis sellele, et me oleme dressipükstes. Tema arvab arvatavasti, et nagu ainukesed nagu püksid või asjad, mida sa enda jalas kanda saad, on teksapüksid ju siis. Selles mõttes, et nagu mina kannan teksapükse vist esimest korda üle 3 nädala. Ma arvan küll. Kui me oleme olnud rohkem kihlad. Ja meil on 6 aega juba olnud siin selles koduses meeleolus. Ei saanud seda koronat, kui me lendasime tagasi osast. Aga sellest me ei taha rääkida täna. Lähme kohe lihtsalt selle juurde tagasi, miks meie lõpetasime podcasti tegemise algselt üldsegi. See on päris hea küsimus tegelikult. Selles mõttes, et neid oli väga fun teha meil ja hästi paljud põhimõtteliselt nagu kogu aeg meil küsitakse ka, et kus on podcastid, miks enam podcasti ei tee ja see on nüüd senini, millal me üldse viimase podcasti uploadisime, ma ei mäletagi. Ma pole vaadanudki, pole praegust aega, et hakata üldse vaatama, millal see hetk oli. Aga lihtsalt ma arvan, et meil ei olnud enam seda aega, et sellele panustada. Meil fookus liikus nagu zjuhti mujale. Muusikale oli sellel hetkel siis. Ja loomulikult üks asi ka, miks nagu mina ei pushinud, tihtipeale päris palju asju, mis me teeme, ma pean natukene pushima, nagu tänagi pidin pushima, et Liina teeme selle lõpuks ära. Sest me juba nädala alguses otsustasime, et me teeme seda. Et miks ma seda nagu niimoodi pushinud oli ka see, et tegelikult minu jaoks oli siis nagu dubleerimine mingis mõttes. Sest et eelnevalt olen mina olnud siis Maitud Mikriga saadet teinud ka MyHitsis, mis tähendas, et nagu me kinda nagu tabame samat nagu niukest nagu spektrumi, kuigi seal on nagu see niukene nagu formaat natuke teine on ju. Just. Et nagu samas nagu jututeemad meie siin läheme teise nurga alt natukene nagu peredünaamikast on ju, aga seal on 2 tüüpi, kes siis nagu lendavad peale ja teevad mingi lollusi. Et nagu mul oli nagu kahest täiesti teises nurgast nagu rääkida ja täiesti teised nagu argumendid ja Martin Lapin, tänaseks päevast ta pole enam Mr. Lapin. Aga nii harjunud on ütlema ikka ütlen Lapins, aga Lapins tõi nagu täiesti nagu teise spektrumi ja siis ma mõtlesin, et ma hoian nagu seda nii-öelda nagu emotsiooni selleks, sest et nagu seal on rahvast, kes tuleb kuulama, kes võib-olla tavapäraselt ei kuulaks meid ja sellepärast mõtlesin ka, et nagu et see podcast hetkel, ta võtab meilt natuke rohkem aega ära ja nagu
ja see mul on endal see väljund olemas ja miks ma hakkasin tegema, noh, ma tahtsin teha niukest nagu väljundit ja ma tõesti väga nautisin seda. Tänasel päeval on juhtunud niimoodi, et nagu ka paljudel teistel inimestel siin tuleb natuke niukseid asju kokku tõmmata igatepidi ja kahjuks on saanud matud mikriga aeg läbi, mis tähendab siis seda, oota, kurat, midagi suriseb. Otsas. Läinud läbi. Aga te tegite seda nii pikalt tegelikult, te tegite seda tohutult pikalt minu arust. Nagu sellest saati, kui mina sinuga koos olen olnud, siis sellest saati sa oled seda teinud tegelikult. Ennem sinu aja arvamist oli see juba? Enne minu aja arvamist, mulle nii meeldib, kui Marti teinekord räägib mingitest asjadest, siis ta on alati, et enne sinu aja arvamist, enne minu aja arvamist. Nii et jah, see oli enne minu aja arvamist siis. Just, andke andeks selle surina pärast, meil on mingisugune maandusprobleemid siin korteris, nii et iga kord, kui läpakas laeb, siis mingi surin tuleb läbi. So sorry, ma üritan sellega, nii, 5 minutit inni, me oleme korras. Te, mis oli kõige vahvam minu juures või? Ma ütlesin sulle, noh, ma sain selle kõne, mulle räägiti, et hei, selline olukord on, et vaatame pärast seda, et kui seal võib-olla tuleb, noh, et nagu hästi viisakalt ja toredalt, mul on alati olnud Mahitsiga super hea suhtumine. Ma tahaks, ennem kui me läheme selleni, kuidas see lõppes, ma tahaks tänada üldsegi nagu inimesi, kui nad üldse näevad kõik inimesed, ma panen täna selle tänuposti ka, ma olen ise nüüd hakkan mina tear upima. Ära nuuta nüüd, lõpeta ära, võta kokku ennast. Võtan kokku, ei, aga tegelikult oli nagu, ma ütlen otse nagu inimesele, kes ma olin 3 aastat tagasi mingi 15 000 või 20 000 subscriberit, no midagi niukest seal kadis. Ja nagu lihtsalt nagu ma olin räiges nagu rattas ja tegin kõik asju ja ma olin just nagu olin tööga saanud otsa nagu, et mul ei olnud seda sellel hetkel ka siis tööd ei olnud enda. 9-5 siis. 9-5 tööd ei olnud ja siis tekkis minu ellu nagu raadiosaade, mis oli nagu üle nädalaga minu jaoks nagu jällegi mingi väikene kindluse hetk selles elus, mida ma saan teha niimoodi. Ja et inimesed usaldasid tuimalt meid. Me tegime esimese saate ära, esimese saade läks kohe laivi. Mis oli minu jaoks... See on hirmus. See on nii hirmus, ma kujutaks ette, kui see käsi peaks olema. Kuidas nagu Ahto ja kõik seal olid nagu seal, saad aru, me olime Lapiniga, läksime esimest korda sinna Mahitsi stuudiosse. Kõik istusid kõrval, vaatasid, nii, laske nüüd minna, laske see 3 minutit ise täis ära. Ma pidin täis ennast laskma, aga samas, et selline võimalus mulle anti ja meid nagu usaldati, ma olen lõpuni tänulik, et mulle anti see võimalus, sest et esiteks, noh, minu diktsioon ei olnud kõige parem, aga tänaseks päevaks olen ma tänu sellele arenenud nii palju kaugemale ja ma olen saanud teha hommikuprogrammi nagu, mis on laivis ülekandena teha nii palju, kuid te teate, inimesed sõidavad tööle ja mul oli võimalus laivis teha sellised asju, et nad on nii nagu omaks mind võtnud ja ma olen nii suuresti tänan ja loomulikult Martin Lapin, kes oli nagu valmis samamoodi nagu tuimalt nagu lihtsalt mingi YouTube'i life'ist, mingi X seosetust contentist, mida me tegime sellel hetkel hüppama ja davai, lähme teeme raadiosaadet nüüd. Me ei saanud aru, mida me teeme, aga me oli mingi davai, we'll figure this, nagu me koos mõtleme selle välja. Ja niimoodi me läksime, et alguses me lihtsalt oligi niimoodi, et me tegime ära selle spiigi, mõtlesime, issand jumal, kas me siit saime, on ju. Tänaseks päevaks oli see, et me läksime kohale, me ei pidanud isegi läbi rääkima üksteisega, me lihtsalt teadsime, kuidas nagu üksteise rütmi, et vahepeal see rütmi nagu meil kadus nagu mingil hetkel ära, aga samas ma tundsin, et just nüüd lõpupoole me saime selle rütmi tagasi ja kõik hakkas nagu pendeldendel teate jooksus toimuma. Ma salaja lootsin, et me veame välja nagu, ma teadsin, et nagu mingi hetk see tuleb, sest et nagu vaata nagu 3 aastat mingit ühte asja teha on päris pikk aeg. Ja nagu ma teadsin, et üks hetk sellelt tuleb lõpp, et varem või hiljem nüüd on, selle olukorraga sai see niimoodi sai. Ma lihtsalt siiralt lootsin, et me suudaks nagu 100 saateni vastu panna. Me jõudsime 91 saat, 91, 2, 3, ma ei mäleta seda täpset numbrit, ma peaks vaatama, mis Lapin mulle kirjutas. Aga tõesti. Sa ei kujut, nagu sa kunagi ei tea, milleks mõni asi hea on. Ehk siis sa kunagi ei tea, miks just praegu sellel hetkel see oli hea, just. Et see teil sinna jäi. Jah. Aga ma ütlen otsa. Ma arvan, et üritan lootada. Aga sina hakkasid nutma, kui see kõne tuli. Ma ütlesin sulle, et hei. I'm so sorry. Aga see oli sinu jaoks ka millegipärast nagu nii suur emotsionaalsus. Nagu ma ei tea isegi, miks ma lihtsalt kuulsin, nagu mul oli sinu pärast nii kurb, kuna ma teadsin tegelikult sisimas, kui palju see sulle tähendas. Ja lihtsalt mul oli sinu pärast nii kurb, kui sa selle uudise said. Ja see oli nii ootamatult kuidagi. Et nagu ilmselt me oleme sinuga rääkinud ka sellest, et ühel hetkel see saade nagu ei käi enam edasi, aga ikkagi see oli nii kurb. Ja siis ma lihtsalt istusin siin diivani peal lihtsalt tõinasin, sest et ma teadsin, kui palju see tegelikult sulle tähendas, et sul oli oma mingi selline teistsugune väljund raadios. Aga selle peale ma ütlesin, et miks mitte tõmmata see podcast tagasi käima. Ja siin me nüüd olemegi teie ees tegemas taaskord podcasti, aga ainukese video podcastin, et tuua inimesi lähemale sellele podcastile, aga edaspidi jällegi Spotify, siis podcast äpp ja
SoundCloud. Sest et nagu mul väga häirib, et ma ei saa sulle nagu otsa vaadata normaalselt, ma pean kuidagi paremini keerama, sest et ma tahaks lihtsalt sulle otsa vaadata, kui ma sinuga räägin. Ja loomulikult me ei peaks nagu püsti seadma mingisuguseid nagu asju siia, vaid me saaks istuda seal minu arvuti taga, kus on kõik muud asjad olemas juba. Ja Bella, näete Bella. See on siis see, kuidas me oleme alati oma podcasti teinud, et keegi lihtsalt ronib meil siin otsas. Tuleb liputab sabaga tuult. Räägime natuke Bellast. Me nagu lähme võibolt nagu niukeste nagu igal juhul, mis ma tahan selle podcastide teemad lõpuks öelda. Ma tunnen, et üks hetk oma elust, kui ma peaksin hakkama nagu tegema jälle nagu igapäevast tööd, siis ma tahaks võibolt raadio oleks see töökoht, kuhu ma tahaks minna. Sest et mulle nagu, ma kaotan varsti oma ilu, aga loodetavasti mu hääl, mu mõtted kannavad mingisugust entertainment väljut ja te oleksite valmis mind kuulama raadiost, kas te sõidate koju või sõidate hommikul tööle ja tahaksite mind kuulda nagu siis nii-öelda ka pajatamas teile lugusid. Vot, ma tahaksin tulla korra nagu tagasi, mis mõttes sa kaotad varsti oma ilus, hakkad alles 30 saama järgmine aasta. Nagu kõik, why, how, what? Ja nii, mis meil seal note'ides veel järgmisena kirjas on? Me ei ole ammu seda podcasti asja teinud, kui te olete aru saanud, nii et lihtsalt võtke seda väga vabalt, ärge olge liiga karmid meiega, lihtsalt chillime teiega, räägime teiega juttu, mis on vahepeal toimunud. Meil läks eelmine nädal vlog ülesse ja vlogis, ma ei tea, ma olen kuidagi viimasel ajal tundnud, et eriti see, kui me oleme nüüd kodus olnud, me oleme saanud teiega väga palju selliselt vabamalt rääkida, ehk siis meil ei ole olnud kogu aeg seda, et me jookseme sinna, jookseme teise kohta, vaid me oleme saanud päriselt teiega veidikene vestelda ja okei, meil oli eelmine vlog väga palju unboxinguid. I'm so sorry. Neid oli nii palju, aga mul on hetkel tunne lihtsalt, et see oli selline, ma ei tea, see on kõige rohkem exciting asi hetkel, kui sa saad mingi pakki ja sa ei tea, mis seal sees on ja siis see on selline suur üllatus, nii et ma loodan, et teil oli ka seda tore vaadata. Aga eelmises vlogis me põgusalt rääkisime ka sellest, et tegelikult praegu on kõikidel raskemad ajad ja meil samamoodi on väga paljud koostööd ära langenud, mis on igati arusaadav, aga meil on pandud raha kõrvale, seda me ei maininud seal küll kordagi. Aga siis kuidagi enesele üllatuslikult tulid meil siis sellised vahvad artiklid sellest. Ma arvan, et ma nagu nii palju, kui ma olen jälginud, siis nagu teised artiklid nagu nii suuresti clickbait, me nagu ei väänanud sõnu. Ma saan aru, et ma ei andnud nagu nii otseselt nagu minu väljendusviis ei olnud kõige kindlam sellel hetkel, sest et kuidas sa räägid nagu väga suuresti noorele ja pool niisugune vanemale seltskonnale, et hei, et nagu täitsa nagu veits perses on, aga samas on jumal okei, sorry nagu sa ütledki, et nagu hei, et nagu tahaks nagu ausalt rääkida, nagu ma ütlesin, mulle meeldib see illala trullala, et me hoiame nagu niisugust positiivselt meelestatud ja kõik on hästi ja liigub edasi, aga samas kuidas sa teed sinna vahele sellise nagu põike, et kulge, et nagu samamoodi öeldagi teistele inimesed, et ma tean, et võib-olla teie tunnete, et teiega on kuidagi natuke halvemini, meil on ka, aga we'll get through this, on ju. Nagu jah, see ongi see, et meil on selline vahetu vestlus oma vaatajatega, need, kes on meie tegemistega kursis, need, kes on nagu kogu aeg toetavad meid ja lihtsalt ongi see, et hei, te ei ole selles üksinda. Ja siis selline, kuidas öelda, artikkel tuli just vastavalt Kroonikasse, nii et kus siis nad otseselt kirjutasid, et meil on näpud põhjas, mida meie nagu nii-öelda sest rahaline seis on väga-väga halb. Ja rahaline seis on väga-väga halb öelda, jah. Et nagu, mul ei ole selle vastu mitte midagi, et nagu tegelikult ajakirjandus nõuab ka nagu mingisugust teistsugust sisu sinna nagu sellele koroona sinna kõrvale. Aga samas mul on lihtsalt nagu kurb, kuidas nagu väänatakse nii nagu teistest asjadest välja. Nüüd nagu see on, vaata, see on see nagu idee selle taga, et me tahtsime lihtsalt jagada teiega seda, et nagu te ei ole üksi selles ja kindlasti nagu et nagu kõik nii paljudel valdkondadel tegelikult on praegu keerulisemad ajad ja samamoodi vaata, meil ka ei ole ühtegi esinemist hetkel ilmselgelt, et mis esinemised on meile ka alati olnud väga suur osa meie sissetulekust, et lihtsalt jagadagi seda osa ja see, kui ma ei tea, see tuli mulle lihtsalt võib-olla nagu tekitas natuke kurbust, et mõni selline artikkel siis tuligi just antud sinna väljaandesse, et see oli nagu selline
no, ma ei tea, väänati natuke sõnu lihtsalt. Selles mõttes alati on nagu, vaata, ma ei hakka nüüd siin oma sõpru välja tooma, aga sõbrad on alati mulle nagu, mitmed sõbrad, ütleme siis niimoodi, et nagu, kes meil selles nagu samas valdkonnas on, et meil on olemas nagu niisugused sõpru, kes on nagu, ütleme siis nagu päris inimesed, kellega me saame nagu maandatult rääkida, kes ei, nagu, ei puutu kogu avaliku eluga, aga see on ka teisalt avaliku elu tegelased. Päris inimesed. Nagu, kõik inimesed on päris inimesed, Marti. See vahepeal nagu tukk kandub see piir ära. Ja siis osad mu sõbrad nagu juba eelnevalt seda, kui ma kuhugile jõudsin, nagu taheti nendega teha mingid Kroonika kaanelugusid, siis kui nagu Kroonika oli big thing veel, siis nad ütlesid, et nad never ei tee. Sest Kroonika väänab, nagu nad mitte kunagi ei anna Kroonikale asju. Ma mõtlesin, et nagu miks ta ei tee seda, et see on nagu, et ma saan aru, et Kroonika on nagu mingil määral nagu teinud neid asju, aga kui te ise annate nagu selles mõttes, et nagu intervjuu, et siis kuidas nagu see on, siis mõtlesin ka, et nagu nüüd samamoodi tegelikult ennem seda, kui ma podcasti asju siin üles seadsin, siis Kroonika kirjutas ka mulle. Et vaat, et nagu teie seisu, ma olen enamugi kindel, et ma ei tea, kas see naine reaalselt vaatas ka, kas tema oli see autor, võib-olla ta lihtsalt nägi, et hei, et see sellel nagu nii-öelda artiklil läheb hästi, seal on klikid üleval, et teeme veel mingi järjeloo, mingi videoloo, nagu siis tooks nagu aga veel rohkem klikke, aga meil on nii palju olulisemaid asju, millest me peaksime rääkima praegu ajakirjanduses, kui see, milline on meie rahaline seis. Selleks on meil oma kanalid, millest rääkida. ma pean viisakalt ütlen talle nüüd pärast seda podcasti, et ma nagu ei soovi, et ma tunnen, et nagu mul ei ole tegelikult Kroonika vastu sellisel viisil mitte midagi. Lihtsalt see tekitas minus natuke kurbust, et seda natuke väänati niimoodi ja see idee tegelikult, see siiras idee, mis me seal taga oli, miks me seda jagada tahtsime, oligi see, et nagu inimesed ei ole üksinda sellises olukorras ja väga paljud on natuke keerulisemad ajad, et see läks seal tagant tegelikult kaduma. Et see oli nagu kurb ja see, et lihtsalt, et noh, ma ei oska seda muud moodi kuidagi lihtsalt öelda, ma tahtsingi lihtsalt teiega samamoodi tahtsime siin podcastis jagada, et teiega ausalt ja läbipaistvalt rääkida, mis meie mõtteis ja südamel on olnud viimastel päevadel ja nii et aga samas me oleme harjunud. Me oleme harjunud sellise asjaga. Aga see ongi nagu veider, et see peaks olema inimese harjunud. Igal juhul, sellepärast ongi nagu pikem form contentist nagu nii-öelda podcastid palju paremad ja me tuleme sellega tagasi, me ei luba nüüd mitte midagi, et mis hetked, igal me räägime lõpu poole, kuidas me seda teeme. Aga igal juhul, sellepärast ongi tore nagu pikalt vestelda ja anda seda edasi samamoodi. Ja no me oleme viimasel ajal väga palju lisaks sellele, me oleme kuidagi maandanud ennast väga mitmete erinevate tegevustega. Me kunagi käisime Martiga kogu aeg, kus on nüüd sätid? Ma võtan juua. Võta juua. Me kunagi tegelikult siis Martiga käisime kogu aeg date nightidel. Meil oli tehtud eraldi selline väike topsik, kus meil oli niimoodi, et me panime mõlemad mingi summa siis, mina panin teinekord 20 €, Marti pani 20 €, siis meil oli kokku 40 €, et käia iga kuu korra väljas ja me saime siis veeta nii-öelda kahekesi aega ilma kaamerate ja ilma millegita, et me saaksime, kuidas öelda siis, maandada ennast ja tõesti päriselt nagu üksteisele keskenduda. Ja eile siis mul oli geniaalne idee. Ma tegin meile mõlemale pizzat, siis ise tegid. Lõpeta ära nüüd, see oli külmutatud pizza, aga las ma räägin, asi on põhimõttes. Ma tegin meile pizzat. Wow. Reaalselt ma ei tee suga seda podcasti, lõpeta ära. This is not funny, kas sa lased mul rääkida või ei lase. Ma reaalselt tegin meile mõlemale pizzat. Tegid pizzat, väga hea pizza oli. Ma tõmbasin siit selle sama diivani lahti, ma tõin meie teki siia, ma panin küünlad, siis meil oli see, mis on see diffuuser käis, me vaatasime sinu kunagist lemmikfilmi ja siis mõni härra siin minu kõrval oli kogu aeg telefonis. Sest mul oli see sõna-sõnalt peaaegu peas. Aga ma küsisin, kas sa tahad seda vaadata või sa ei taha seda vaadata. Ma tahtsin seda vaadata, et sul on seda tore vaadata ja mul on hea sulle siit vahepealt, isegi kui ma olen telefonis, vahepealt öelda sulle sõna-sõnalt igast lauset, mis nad ütlema taksid. Sa ei öelnud sõna-sõnalt asju täppi. Mõte oli sama. Mõte jäi samaks põhimõtteliselt. Ma teadsin, mis nad ütlema hakkavad, aga ma ju sõna-sõnalt, ma ütlesin mingi 3-4 lauset sõna-sõnalt seal ära. No ja, aga nagu saad aru. Ja siis ta oli kogu aeg telefonis, ma võtsin ta telefoni ära vahepeal. Ma ei olnud telefonis, ma olin 1/3 filmist telefonis. Aga ma võtsin su telefoni ära vahepeal. See ei ole isegi pool, see on 33,33333%. Okei, I get it, aga saad aru, ma võtsin telefoni ära vahepeal. Ja siis Marti oli siuke... mis asja sa tegid? Ja siis
ja siis no, ma olin mingi, fine just... võta tagasi, aga selle ideega, saad aru, sa ei kunagi ei tohi võtta sõna-sõnalt, mida naine ütleb. Kui ma ütlen sulle, fine, võta oma telefon tagasi, siis saad aru, sa pead ütlema, ei, ma ei võta, kallis, las see olla, ma tahan sinuga aega veeta. See on see, mida ma tegelikult tahan. Aga mida ta tegi? Ta võttis oma telefoni tagasi. Siis ma olin mingi, okei, ja siis film sai läbi, ma mõtlesin, et okei, ma võtan mingi maha, vaatame veel YouTube'i videoid või midagi. Ja siis Marti oli mingi, ma sain Valorantigi, ma olen arvutimänge mängima. Ja siis mul tuli, ma ei ole lõpetanud, mul tuli tukk peale, ma jäin siin magama ja iga natukese aja tagant sa karjusid. Ja siis ma olin nii vihane, ma võtsin teki kaasa, ma lõin ukse kinni ja ma läksin teise tuppa magama. See on väga üle dramatiseeritud, et te kõik teaks. Aga see läks mulle väga hinge ja ma ärkasin täna hommikul ka niimoodi, et ma olin vihane veel su peale. On asjad, mille pärast on vihane, tuleb vihane olla. No, need on meie pseudoprobleem. Meil on nii tõsised probleemid, te saate aru. Bella, mida sa otsid siit, sa ei leia siit mitte midagi. Me ei tülitse mitte kunagi, reaalselt me ei tülitse, meil ei ole põhjust tülitseda ega vaielda. Need on lihtsalt sellised asjad, mis see ongi nagu Mart isegi ei saanud aru, nagu ma arvan praeguse hetkeni, et ma oleks kuidagi olnud, ma ei näidanud seda talle välja. Sa lihtsalt läksid magama. Ma mängisin, kui te vaatate, siis mul on Liina kõrvaklapid. Mul on tõesti viimasel ajal või aasta aega tegelikult möödus mul streamimiseks, ma sain nüüd partneri, ma olen lõpuks kuskil ka verified, kui te mõtlete, et Liinal on vaata Instagramis see nagu pluutikike, siis mul on ka nüüd see oma pluutikike, aga miks sul ütled tikike selle kohta? Tikk, sellest inglise keeles on tikk. No mis on linnuke? Okei, ja mul on siis sinine linnuke on mul ka olemas, aga mul on Twitchis see olemas. Päris tuus. Ei, mis on tegelikult päris tuus, mul on hea meel, et nagu nii paljud inimesed on hakanud nagu just nagu tegelikult eriti viimasel ajal vaatama, sest ma olen tegelikult seda teinud niimoodi on and off niimoodi vahepeal mingi, ma ei reklaami seda väga välja. Ma just ütlen, et ma olen stream ja tavaliselt teada-tuntult ma olen nagu pärast meie videosid, ma olengi streamis. Ilmselt võib-olla, et pärast seda videot ma olen ka streamis. Aga nagu, let me remind you, ta on iga päev streamis. Ma olen nüüd, kui ma olen kodus olnud, siis ma olen nagu, meil ei ole nagu päeval olnud vaja niimoodi joosta, siis mul on nagu mingit energiat natukene üle, kui mul oma päeva tegemised ära teinud ja ma olen streami. Sest et nagu ma olen avastanud jällegi nagu nii palju muid asju, mida teha. Bella, palun, ära tooma seda mikrofoni. Sorry. Lasta jaurab ringis, see on väga vabas vormis. Näitan teile korraks nagu näete. Me ei saa talle päris, selle ta sai jõuludeks, me ei saa talle päris pulki anda, see on siis loomapoest ostetud. Kummist niukene mingi mänguasi. Sellepärast, et kõik oksad, mis ta õues leiab, ta tegelikult päriselt sööb ära. Nagu sööb ära niimoodi, et ta nagu neelab alla, mitte ta jäta neid sinna paika. Aga tõesti tegelikult nagu, ma ütlen otse, mul on hakanud täiesti meeldima, mul on nagu nii toredad sõbrad tekkinud selle aasta jooksul, mul üha rohkem ja rohkem tuleb vahvaid sõpru juurde, kes siin on nagu Brit ja loomulikult samamoodi. No Brit on ka hästi tore, sest et nagu Brit võitis sind kaasa. Brit, sa mõtled, ta karakter on Brit. Ta karakter on Brit Elksu siis, jah. Aga Mart ei tea oma sõpru väga hästi. Ma tean neid karakterite nimed järgi, mis nad seal kuskil on. Aga asi ongi selles, et nagu samamoodi nagu tegelikult sina said minna nagu sinna teha seda üks õhtu seda streami. Võib-olla, et no kindlasti teeme ka veel neid teisi. Ma mängisin GTA roleplay'd esimest korda ja see oli väga huvitav kogemus. See oli äärmiselt huvitav. Nimelt ma arvan, et kõige lähemal, mis ma kunagi kodukontserdil olen olnud, oli seal, sest et pandi peale siis minu laulud ja siis ma laulsin neid seal kaasa väga mööda meelega ja väga halva diktsiooniga ja siis kõik nagu mingi 10 seal GTAs nagu tantsisid selle ümber ja ma arvan, et see on kõige lähemal, mis ma kunagi olen olnud sellele kodukontserdile. No jah. Aga ja vahvan, selles mõttes, et ma ütlen, et see on nii teine, ma olen nagu hakanud nautima seda long form contenti mingil määral, aga samas see on nii keeruline ka mõelda, mida ma kõike välja ütlen seal, selles hetkes ma nagu nii respekteerin kõiki need sisuloed, kes teevad nagu niisugust long form contenti, live contenti, kas teles või siis ka nagu samamoodi streamides, kes peavad nagu reaalselt saadet hoidma üleval või siis tegema nagu, teevad Twitchi streame, YouTube'i streame, ükskõik mikseris, kus kohast kõik teete. Et see on nagu mind blown, et nagu võrreldes sellelt sa saad nagu lõigata kokku mingisugused videod ja tunduda nii-öelda nagu huvitavana, siis nagu laivis olla nagu 5 tundi laivis ja sul on nagu reaalselt nagu inimesed vaatamas ka nagu mingi niukene nagu 60 inimest, nagu mul enamasti olnud, nüüd on juba vaikselt nagu 80 ja meil sinu
kui me oleme koos seda tandemit teinud, siis tuleb nagu 2 meil kokku 200. Meil tuli rekord ära, meil oli kokku 201 vaatajat. No Twitch'is on see okei, no YouTube'is oli meil nagu, kui me sinu seda asja reliisisime, siis meil oli 800 inimest oli korraga. Aga Twitch on nii teistmoodi platvorm ja tegelikult mulle kinda meeldib, kui seal on vähem inimesi, sest et see on selline pingevabam ja... Nagu täiesti teine nagu touchstone on tekkinud nagu mingite inimestega, loomulikult on trolle ka, aga see selleks. Üks asi, milleni ma tegelikult tahtsin jõuda, see on siin rääkisid suuresti, et nagu mina ei ole mingit et kuidas on, ma lasin sulle üles kirjutada, et kuidas on mind mõjutanud kihlumine. Tegelikult ma tahtsin öelda, kuidas on Liinat mõjutanud kihlumine. Ma tahan teile rääkida sellest, kuidas Liinat on kihlumine mõjutanud. Liinast on saanud lõpuks naine. Ei ole tegelikult, sest et nagu me oleme kodu hakanud siin, meid mõlemat on hakanud, me oleme hakanud hoolima rohkem oma kodus siin. Võibolt see on sellepärast, et me oleme kodus nii väga olnud. Me oleme tõstnud oma kodu ümber, me näeme, kuidas me hakkame seda teismoodi tegema, et meil oleks ka nagu, sest meil oli varem nagu tööruum, on ju, et oligi nagu, et meil oli laud, mis oli meil miitingute jaoks, siis meil oli nagu oma kohad, kus me töötasime nagu nii-öelda siis arvuti taga ja tegime asju. Nüüd me oleme teinud niimoodi, et meil on nagu oma workstationid, siis meil on nagu leisure time, kus me praegust oleme, kus me siin õhtuti tegelikult vaatame koos asju. Ja see on meid ja nagu meil väga... on päriselt telekast 100, aga telekalanaid meil ikka veel ei last, et me ei ole suutnud sellesse veel investeerida. Just. Kuigi tead, ma isegi mõtlesin üks päev, ma võib-olla isegi vaataks telekat õhtuti. Okay. Kas sa saad aru või? Kihlumine on pannud siin telekat vaatama. Ei, tegelikult teine asi... Nii nagu see on ülitore, ma täitsa nagu teine kord... Ei, ma täitsa teine kord võib-olla isegi vaataks telekat. Vaadata. Jaa. Täpselt. Sa tahaksid vaadata neid wedding dress asju, ma saan aru. See yes to the dress. Oh my god, kõik lendab. Oota, kas see rekib edasi ja rekib küll. Oota. Tead, sa panid mind juhtmete peale istuma. Jaa, Leon. Tead, selline see siis ongi, noh. Nii. Panid mind juhtmete peale istuma, no näete, noh. Igal juhul. Ja Liina nagu, Liina on lubanud mulle ära visata ühte vormi, sellepärast, et ma tahan teha sulle seda mitte hakli, vaid kartuli vormi. Ma vaatsin välja, mingi tüdruk tegi nii hea selle asja. Vegan. On siis nagu üks siuke blogi ja ta on Instagramis ka hästi lahe. Nii, täna saan mina kartuli vormi suure tõenäosusega. Jaa, ja siis see turumais. Ma hakkasin nutma eile. See kõlab nagu ma nutaksin kogu aeg, ma ei nuta tegelikult kogu aeg. Ei ole, nagu see on see, sest et nagu ma surusin, nagu ütleme niimoodi. Sa surusid mu nurka. Sest et ma tahtsin lahti saada asjadest. Mul on see, et nagu meil on storage probleem kodus. Et nagu te teate, me elame ühetoalises korteris. Ei ole ühetoaline. Kahetoalises korteris, mis tähendab seda, et meil on hästi palju riideid mõlemal, kuna me oleme influencerid ja meil ei pea olema, aga me oleme nagu võtnud meile meeldib, kui meil on palju riideid. Et rõhutame seda sellisel viisil. Joo, just nimelt. Aga meil on nagu köök on nagu siuke küsimärgi all olev koht, sellepärast, et meil ei ole väga hästi planeeritud köök siin korteris, ehk siis meil ei ole väga palju kusagil hoida potte, panne, nõusid oma ma mõtlesin selle välja, me hakkame sellega tegelema, me peame lihtsalt nagu kasti panema osasid ära stoorima kuhugile mujale. Aga siis meil on üks selline nagu, meil on tavaline ahjuplaat, on ju. Ja siis on meil selline... sa ei pea seda nagu rääkima tähemalt. Oota, ma natuke korra tahan rääkida lihtsalt seda aru. Oh my god. Nagu tüdrukud ja naised ja kõik, kes te vähegi süüa teete, nagu mehed samuti. Te saate aru, nagu, mida minu mees kokkab mulle kodus, on tavaliselt pasta või siis nagu... kiirnuudlid või... Pannkoogid. Ja see on mulle 2 korda pannkooke teinud. Okei. 3 aasta jooksul või? Jaa. Ei ole. Sa kunagi tegid mulle rohkem, aga igatahes siin korteris saad mulle 2 korda teinud, on ju. Igatahes, ja kuulake nüüd. Ja siis mul on selline, nagu lisaks tavalisele ahjuplaadile, mul on nagu äärtega selline ahju, kuidas öelda siis... Vorm, on ju. Ja ta küsis mu käest, kas ta viskab selle ära. Aga kus kohas mina peaksin tegema talle kartulivorme ja asju, mida mina tahan katsetada. Sest aru, kui tema on mingi, mille jaoks sa seda kasutad, ja siis ma olen nagu, mille jaoks sa seda kasutad, muidugi sa ei tee seal kiirnuudleid sees, on ju, sa tahaksid selle ära visata, on ju. Aga nagu kui ma tahan kokata ja süüa teha, on ju, siis eriti praegu ma olen hakanud rohkem katsetama erinevad retseptid järgi tegema. Ma tegin esimest korda täitsa üksinda väga head chocolate chip cookid, mis on väga head, on tõesti. Ma tegin sügavkülma natukene neid sinna tainast valmis ka, et ma saan neid teha teine kord. Igatahes, see selleks. Ma olen hakanud palju rohkem süüa tegema ja siis ta tahab mul kõik kööginõud ära visata. Väga hea. Me tegeleme sellega, järgmisel nädalal tuleb video sellest, kuidas me oleme kõik ümber organiseerunud oma kodus. Aga lõpuks peame võtma kokku nüüd, kuidas kõik asjad hakkavad edasi minema meie siin nagu podcastides. Suuresti ma arvan, et ma tahaks teha niimoodi, et me teeme kas nädalas või üle nädala, ehk suuresti me võtame selle, et kui meil on midagi öelda, siis me midagi teile räägime. Videoformaadis
isegi kui te praegust väga naudite seda, siis suured tänud, et te nautisite seda. Tulge meie voice podcasti. See on väga veider teha videoformaadis, nagu vaadake, ma alustasin täitsa kenasti istudes ja nüüd ma olen siin raava joonud. See ongi see, me oleme nagu niimoodi kuidagi üksteise otseselt teeme seda ja me ei peaks nagu mõtlema selle peale, et mul on juuksed välja kasvanud, ma ei peaks saama juuksurisse ja ma ei saa seda teie ette tulla, sest mul on mingi või siis see, et ma peaksin kuidagi aktsepteeritav natuke välja nägema, sest et osad inimesed on ikkagi väga kurjad internetis. Nagu eelmise video alla ma sain ka mingi, miks Liina nii paks on? Nagu ma tean, see ei lähe mulle korda, aga lihtsalt ikkagi nagu ma ei soovi näha selliseid kommentaare, vaata. Vaat, näeme siis mingi hetk kunagi tulevikus SoundCloudis, Spotify's, podcasti äpis. Tšutšu Frey. Tšutšu Frey või? No, kuidas lõpetame? Bye! Lõpeta ära. Kas sa said üldse aru, mis me tegime siin või? Ütle viimased lõpusõnad. See ei peale.